Tšau, avastasin jumala ägeda juhuslikult, nagu ikka need elus asjad käivad, juhuslikult üliägeda asja enda jaoks. tahad teada, mis asi see on? Tantsimine, nagu tantsimine, aga mitte lihtsalt tantsimine, vaid nagu kohalolus tantsimine. põhimõtteliselt mingisugune meloodia, mingisugune muusika, vabalt valitud muusika, noh, ideaalis võib-olla selle pointi jaoks, mida mina räägin, sobib nagu rahuliku muusika. ja võib, parem on võib-olla silmad kinni, see muusika käima, silmad kinni. ja selle muusika saatel keha liigutada ja hoida tähelepanu kehas, nagu tunnetada nagu maksimaalselt kehasse sisse. et igal pool, kus ükskõik mis liigutus on, sa oled nagu kaasas, tähelepanu on kaasas seal kohas. ja kui liigutada nagu tervet keha, nagu igalt poolt, siis on nagu tähelepanu terve keha peal ja see on nagu selline kohalolu praktika, võib öelda jah. et ma ei tea ühtegi paremat, vähemalt ma avastasin, see on nagu kõige meeldivam ja kõige ägedam nii-öelda siis praktika, nagu halb sõna. no sa saad vaimuga nagu ühenduse, mõistus jääb vait, nagu tähelepanu tuleb kehasse, keha toimub selle nagu sinu sees, vaimu sees. ja kui seda nagu vaadelda lihtsalt ja lihtsalt lubada elul endal juhtida täpselt nii, nagu ta tahab, ilma mõtlemiseta, ilma planeerima, nüüd ma teen selle liigutuse, seal ei ole nagu midagi mehaanilist, vaid kuidas elu tahab liigutada, kuidas elu täpselt tahab liigutada. niimoodi liigutada ja ise lihtsalt nagu siis vaatled, kuidas keha liigub. sellise asja avastasin. ja ma ei ole nagu see niimoodi toob täielikult kohale, nagu see on ulme. no tähendab, tõenäoliselt paljude jaoks ei ole see nagu, ma ütlen, mida sa räägid mingit esimese klassi juttu mulle. minu jaoks on see jumala uus asi. et iga kord täiesti omaette oled, nagu omaette lihtsalt paned muusika käima, hakkad tantsima. ja pärast seda on nagu vau. esiteks on vaikus, nagu mõtte tegema, nagu see kommenteerija rahuneb väga maha ja jumala hea ühendus on kehaga. ja kui seda nagu ja siis saab nagu nii peenete sisemiste lihastega saab samamoodi nagu see on teistmoodi. see on teistmoodi, jumal, nagu nii head ühendust ma ei tea, ma arvan, et see ei ole, vaata, okei, inimesed, kes joogaga, et sa nagu õpid keha, nagu see annab võimaluse õppida paremini keha tunnetama ja kuulama, mis toimub. ma arvan, et kõik treeningud või kõik sellised kehalised tegevused võiks
olla nagu sellises, kuulad keha nagu, mitte niimoodi, et noh, et vaata on nagu tehakse joogat või veini. oled nagu seal, ma ei tea, mis asi. nagu vibu nagu täiega pinges, valus, ebamugav nagu, aga nagu miks nagu, ma arvan, et see ei veel nagu. võib-olla see on nagu üle või seal jõusaalis mingi rämedad pressida, mingi hull, ma olen teinud neid kõiki asju, aga lihtsalt lõpuks nagu mõtled, mida see mõistus nagu pressib nii hullult peale, nagu tekitab, teeb nii ebameeldivaks ja tekitab vigastusi. miks ma parem nagu vaatan, mis kehale meeldib teha, mis kehale sobib teha ja mis meeldib teha, ilma et see egomõistus ei läheks hulluks, jah. et tantsimine jah. proovi, kui sa ei ole proovinud, proovi nagu lihtsalt nagu kuidas keha tahab liikuda, kuidas keha või muusika, lihtsalt lähed selle muusika sisse, nagu see muusika on nagu kõikjal sinu ümber ja sinu sees. ja kuidas see muusika, sa juba, mul on niimoodi, et ma tean ette, ma esimest korda, isegi kui ma kuulen esimest korda seda muusikat, ma tean nagu, tajud juba ette, mis rütm või mis asi, mis juhtuma hakkab nagu ja keha on juba valmis tänu sellele, et tuleb see teadmine, kuna on see muusikaga ühendus, siis kuidas nagu, seal ei ole nagu midagi mehaanilist, seal on selline voolav, hästi voolav, loov liikumine, et see on nagu, sa oled selles flow's, inglise keeles on see sõna flow state, selles voolavas seisundis, kus mõistus ei sega vahele, vaid see, mis juhtub, see juhtub. on ühendus eluga, tähendab, ma näen, et see annab nagu palju parema ühenduse elu ja nagu nii-öelda siis jumal, noh, me kasutame sõna jumal. et ma soovitan. ja see ei too ka kaasa vigastusi, selline lähenemine ei too kaasa vigastusi ja seda võib põhimõtteliselt teha igas vanuses ja iga kehatüüp võib seda teha. vot, kuule, aga selge, kõik head.